Eks see on tegelikult juba täitsa palju räägitud teema, aga tuleb korda teha, 6 aasta jooksul korda teha. Suure tõenäosusega tuleb sinna elamispinda, bürood ja võimalik, et niisugune mõnus uuelaadne hotellikompleks. Ja kindlasti esimesed korrused on kohvikud, toidutänavad ja põhimõte see, et inimesel, kes sinna siis satub või teadlikult läheb, et tal oleks tegemist seal nii hommikul kui õhtul, kui päeval kui öösel ja et elu käiks. Kinnisvara hindade kallinemisele on mitmeid mõjureid ja kuna seal ümber täpselt samal ajaperioodil tegelikult ehitatakse mitmele poole, et loomulikult eks see keskkond paraneb ja võib-olla ka muutub natuke kallimaks, nii et eks igal korda tehtud asjal on mingi mõju ümbrusele. Eks majandusele mõju on kindlasti suur ja olemas, eelkõige suur Hiina on ju nii läbi põimunud, ütleme, et kogu maailma majandusega ja siin ka Euroopa riigid võtavad päris niisuguseid karme meetmeid kasutusele ja loomulikult see häirib ja mõjub ja mul üks hea tuttav saatis mingi sõnumi mõni päev tagasi, et kui on paanikaolukord, et see, kes paanitseb kõige ennem, see võidab. Et piltlikult öeldes loomulikult tuleb olla ettevaatlik, meetmed kasutusele võtta ja ega me elu eest ju kuhugi ei jookse. Ma arvan, Eesti on väike riik, ütleme, et võtab riiklikult omad meetmed kasutusele, et see viirus ei leviks väga kaugele. Ja loomulikult kõik meie ise oma kollektiivides, töökollektiivides, ütleme selline mitmeid kordi päevas ikkagi käed puhtaks, suu, nina puhtaks, silmad puhtaks, hoiduda üleliigsetest kontaktidest ja see kuluks kõigele ära ja meie oma töökohast teeme täpselt samamoodi. Sellest oli kuulda, et koolid, mis meile kuuluvad, et need koolid oleme võtnud nõuks ja kord päevas käia, desinfitseerida kõik lauad, ukselingid, kohad, et ikkagi vältida seda, et peaks kooliõpilaste jaoks kinni panema, et nad ikkagi saaks oma koolitööd koolis jätkata nii palju kui võimalik. Praegult on olümpiakomitee presidendi valimised ja ütleme, et mulle tundub, et kõik tore on, et valimised toimuvad, nii kõik olümpiakomitee liikmed kui ka mina ise ja kõik sporti armastavad inimesed saavad nagu täiendava tähelepanu spordis toimuvale on nagu kuidagi sunnitud ja kohustatud veel oma igapäeva tegemised üle vaatama ja niisuguse avarama pilguga tulevikku vaatama ja uusi eesmärke seadma ja kõik on vahva ja tore ja tundub, et läheb plaanipäraselt.